head uut aastat. Issand, see oli kõige halvem asi, mis kunagi juhtunud on. Algas aasta meil uus. Minul algas, nagu te mu näost näete, ma loodan, et ainult hästi kaugelt, Tanel ütles, et ta filmib mind ainult kaugelt. Ma olen haige olnud jõuludest saadik. Maailma vanim haigus on see. Prostitutsioon või? Ei, haigus, maailma vanim haigus. Maailma vanim haigus ongi prostitutsioon. Ei, amet. Mis maailma vanim haigus on? HIV või? Ei. Joomine. Issand, miks mul kõik ainult ümber augu keerab? Ma ka ei saa. Kuival oled olnud. Nojah, ma solvasin eile, vaata. Ja, aga ei, no see mõttes, et haige tõesti, aga viinakuradi küsis. Ei, ma ei ole, kuule, oota, ma ei ole viinakuradi küsis. Ma lihtsalt olin haigena 2 päeva viinakuradi küsis, aga siis ma läksin nagu kohe veel haigemaks tagasi. Et tõesti soovitus kõigile, kes on haiged, ärge mõelge, et võtan ennast kokku ja lähen poole või sõidan ikka peole, et see ei tee olukorda paremaks. Ei, no see näitab ikkagi, kui tähtis tuuli sul on, sest et sa viitsid ennast nagu püsti ajada ikkagi minna. Tead, kõige haigem oligi see, et see päev, kui ma poole läksin, ma ei olnud enam, nagu ma ei tundnud enam ennast haigena. Okei, veits nohu oli ja niimoodi, et nagu mulle tunduski, et Jumal alastas, andis mulle need 2 päeva ja siis kohe, kui teine hakkas pihta, siis ma tundsin, okei, ta on nagu jälle nii vastik olla. Aga no, ma ei tea, kogu Instagram väitis mulle usinalt, et mul on A-gripp. Nii et no see pidi levima jah praegu. Ausalt vahet üle, kui sina ka saad, siis on kindel, et on A-gripp. Kuigi ma ei usu, et ma nakkaks. Ma loodan, et ma ei saa, sest et mul hakkab just Siim läheb minema, vaata. Saadki ennast põetada rahulikult? Lapsega. Tähendab, siis on mitte. Siis on raske. Aga ei, jah, no kiiret paranemist sulle ja sinu siis mõõn oligi äkki siis, et sa oled haige või? See on päris suur mõõn, jah. Mis see tõus on? Tõus oli ikkagi see, et jõulud olid ju väga tored, et meil oli väga suur friendmas ja family jõulud. Ja ma ei tea, nagu selles suhtes, et kuidagi lumi tuli maha, kuidagi hoopis teine vibe on. Poolas oli mul ka tegelikult väga tore, kuni ma veel nii haige ei olnud. Ja ma ei tea, nagu kuidagi talveaeg lõpuks on nagu saabunud, et mulle ausalt öeldes kodus on ka ilus olla, et vaata muidu, kui lund maas ei ole, siis aed näeb kuidagi nii ratchet välja, aga kohe, kui lumi maha tuleb, siis kõik on nii ilus valge. Ja ma sain ju jõuludeks need 2 uut kana ka, see on päris tore. Tehnoruumi kanad. Tehnoruumi kanad. Okei, no väga tore. Minul oli ka kindlasti üks tõus oli jõulud, et väga toredad olid see aasta need jõulud ja kui eelmine aasta ma olin full mingi ma võin teile nüüd, kuna aasta aega möödas, ma ei tea rääkida, ma olin full deliiriumis lihtsalt, on te öeldaks deliirium, kui sa oled lihtsalt nagu mingi mitu päeva jood järjest ja mu sõbranna sünnipäev hakkas 20. ja ma arvan, et ma lõpetasin joomise 25. ja me lihtsalt jõime 5 päeva järjest põhimõtteliselt. No vahepeal korra magasime ja särkasime ja me edasi, et siis ma ei jõudnud maljujõuludele ka ja vaatast, et ma olin nii kaaner, sest see jõulud olid nagu chillimad, kuigi sai ka joodud. No ütleme nii, et no vaata alati, kui Andrei on seltskonnas, siis on selline viinapitsi teema kogu aeg käib. Kogu aeg pits käib ja siis ta on nüüd sneaky ka, ta ise teeb poolikut ja teistele valab täispitsi ja siis sellepärast ta ongi ise nagu pikalt nagu püsti vaata. Nojah, ja ma ei tea, ja tõus on ka see, et ma ei ole ka deposse jõudnud nööri ostma mituga, isegi kui plaan on olnud korduvalt. Aga tead, lepime praegu siis kokku ära, et kui kumb läheb, siis toob teisele ka vahetele, et muidu kogu aeg on see probleem, et pole lihtsalt depos käinud. Jah, taburet on olemas, aga nööri pole lihtsalt. Mul ei ole tegelikult tabureti ka, aga mul on Marta toas üks väike meigitoolikene, see tegelikult oleks kinda nagu taburetis. No võt, ainult lahendused, mitte probleemid. Ja ma ei teagi, niuke mõõnad, eks see kindlasti on olnud siin mingi ajapikku, et mul siin ikka vahepeal toimus, aga pigem on chill vibes. Seilame. Tead, mul on nagu selles suhtes see ka, mis mind eile õhtul väga kettesse ajas. Ma tõesti saan väga aru, et kohe, kui ma oma neid antidepressante unustan võtta, siis alguses on küll kuradi tore tilu-lilu on ja siis ühel hetkel ärkan ja avastan, well, everything is shit. Nii kettesse mind, siis ma eile mõtlesin ka, et mis ma nüüd peangi eluaeg neid sööma jääma või, et ma ei saa enam muud moodi normaalne olla. Okei, aga davai, ma võtan, vahet ei ole, no big deal, tüng, sest mul on ATH ja ma unustan neid võtta ka, ma elan nagu kogu aeg üles alla. Jaa, konkreetselt, et ongi, vaata, üks päev on mingi
oh my god, everything is so great. Inimesed kirjutavad mulle, ma mingi no problem, vastan kõigile. Ja siis vahepeal nüüd inimesed kirjutavad mingi oh my god, ma pean oma Instagrami ära kustutama, ma pean kõik asjad ära kustutama. Pohhu, ma ei tahagi influencer olla. Las jääda. Ma hakkan ka homeless personiks, nagu vahet ei ole. Ja ei no eks see ikka on, see on nagu see üle stimuleerib vahepeal see postkast ja nagu vahepeal mingi inimene mõtleb ka, et ta kirjutab mulle mingi niisama mingi tšau, et kuule, nagu tema tahab jälle küsida mingit suvalist asja, mida ta kunagi kuulis, et ma rääksin. Ja minu jaoks on see, et mingi, aga ta on mingi 20 inimene see päev ja siis ma nagu tahaks kirjutada, et eat shit and I, jäta mind rahule, guugelda, please. Aga siis ma mingi tšau. Aga mina mõnikord vastan küll inimestele, et kuule, et ma ausalt seda ei mäleta neid, nagu seda linki või seda asja nime. Nagu ma tean võib-olla, millest räägib, siis ma ütlengi, panen lihtsalt Google'isse, et nagu, sest et literally ma teen seda sama kaua, kui sina vaat. Ja. Ei no selles suhtes, et mul on, no vahepeal ma tõesti ei mäleta, no ma üritan ikka alati linki otsida, aga no nüüd ma ikka olen jäänud ainult subscriberitele, et nendele ma otsin välja ja teen ja panen seda ekstra. No okei, tegelikult ma vastan ikka kõigile. Kui ma näen, siis ma pean ära vastama. No ma olen ka vastanud, et ma ei jõua või mitte ei jõua, vaid ma ei tea vaata, sest et mul oli vahepeal see, et meil on see vibe on ju samast kohast. No tee või tina, en mäleta, kus kohas see oli. Ma mäletan, et mingi G-täht on seal sees, aga ma rohkem ka ma isegi follow neid nagu Instas. Mingi klõmp disain või mingi disain, G-ga disain ja nagu ma olin mingi, ma ei tea, kus see vibe on. Aga ega ma ütlen kohe ausalt ära, et ega mina ka ei vasta, kui ma ei tea. Ja mõnikord, kui ma tean, siis ma ka ei vasta. Ma ütlen, tujust. Ma oleneb tujust ja praegu tuju on alla 0. Ärge praegu küsige midagi. Ärge praegu küsige midagi, kui siis ainult kontonumbrit. Samas, ega ma ei taha isegi raha ausalt. Las jääda, ma ei taha mitte midagi. Pärast muidugi keegi hakkab midagi vastu, andsin raha sulle. Nii tore positiivne aasta algus kõigile siis. Aga me alustasime lauluga. See oli väga-väga kohutav. Aga räägime siis sponsoritest, läheme kirjade juurde, et äkki nagu siis... Paremaks olukorda. On jah, et nagu teistel, nagu loeme kirju, et äkki kirjadel on midagi. Raudselt need on ka kõige masendavamad asjad. I don't know, maybe. Aga sponsorid on meil siis ikka mõnnakad seljas. Jumal tänatud, Satsaru, mul oli nii külm enne. Ma ei jõua ära, ma pean selle koju võtma endale. Meil on üks salvestus veel siis võtta. Ma tellisin muuses pensionäridele mõnnakad ja kõik olid väga õnnelikud ja see muuses ma unustasin öelda, oli küll üks väga suur pluss või tõus, et need pensionärid olid nii õnnelikud nende kottide ja pakkide üle, et eriti need, kes elavad seal mingisuguses sotsiaalmaja, kus on need sotsiaalkorterid, siis ma alguses viisime esimese naisele ära ja siis ma vaatasin, oh my god, tal oli mingi nii väike külmkapp, et nagu ja mul oli 2 suurt toidukotti seal. Aga siis sotsiaaltööt ütles ka, et kuna nad kõik elavad seal, et nad kõik saavad hästi läbi ja kõik jagavad omavahel, et tegelikult kuna 2 inimest sealt majas said, siis ma arvan, et lõpuks terve see maja midagi nipet-näpet ikka said, on ju. Ja tegid nagu ma arvan mingi suure. Ja need mõnnakad täiega meeldisid neile, kuigi osad ütlesid mulle, ei ära vii pensionäridele, et nad ei saa selga seda, siis vaata, nüüd on ju neil lukuga, et minu meelest see on nagu hommikumantel, vaata, viskab peale lihtsalt soem, vaata. Täiega, kuule see on nii, muidugi on see, võib-olla seda õiget algset mõnnakat on raskem, aga lukuga on ideaalne. Ma räägin, et nüüd mul on mõlemad olemas ja uskuge mind, mina rokin seda mõnnakat ikka nagu täiega, eriti nagu hommikuti lasteaeda viies, nagu mind ei huvitaga. Mina vaata, kui see esimese pakisaaeda nimi oli Ludmilla ja siis ta tuli ukse peale, siis tal oli 2 hommikumantlit selles. Nii et näed, ma arvan, et nüüd ta sai selle asendada, nii et see on imeline. Nii et saate siin oma vanaemadele ja vanaisadele ka kinki. Jaa, et üldse eriti vaata vanaisadele. Kodus üldse, kellel jahe on, aga eriti nunnu on vanamale vanaisale kinki. Ma mõtlen, vaata nendele näiteks vanaisadel lukuga, kes nagu nii kogu aeg vaata lähed kogu aeg toimetavad vaata väljas või midagi. Jah, siis ongi. No vanemad toimetavad ka, aga vaata mõni vanais on kogu aeg vaata mingi poolkuradi bokserite peal. Mina olen paidu või. Seepärast ma olen ka õige, ma ka puhastasin kanalat just üks päev teisärgi. Ma olen ikka debiilik ka, ega siin ei ole midagi teha. Aga õnneks saad varsti oma mõnnaka kaasa võtta. Siis meil on inglikivid, sa viisid selle nii-öelda ühe karbi koju. Jaa, mul lapsed niimoodi on meisterdanud käevõrusid, mul praegu näidata ei ole, aga mul on siuke tunne, et inglikivid poel hakkab varsti olema konkurents, sest et mul lapsed teevad käevõrusid, kaelaehteid, siis mingid asjad, mida sa korraga kanda nii kaelas kui käe ümber. No see on ikka hardcore, on ju. Nii et lastele tegevust on päris palju sellest. Tead ausalt öeldes, ise oleks ka päris ilusi siukseid teha. Jaa, muidugi.
et niuke veits rahustav tegevus on ka ja. see. Ja by the way lõpuks siis Tallinnas 21. veebruaril tuleb õpituba. Päev peale mu sünnipäeva. Meid ei ole Eestis. Meid ei ole Eestis. Muidu võiks ju minna. Et ühesõnaga tuleb selline õpituba, kus siis uueks aastaks üks mega ilus ja kasulik käevõru saab endale valmistada. Lisaks on õpitoad jaanuaris ja veebruaris ka Tartus ja Otepääl. Nii et niuke selline hea, vaata ma just teen enda seda jaanuar kuni märts to-do list, et mida ära teha. Ja siis minu arust kes teevab ka endale neid to-do liste, mis ära teha. Ma praegu olengi pannud sinna uisutamist mul detsembris sees tegemata ja mingid asjad, mis ma tahan teha. Ja tegelikult see on ka näiteks hea asi, mida panna, et sõbrannaga lähed. Mingi käsitöö asi teha on tegelikult väga äge. Sest mul oli eelmine kord oli keraamika oli see, et nüüd mul on see keraamika nagu tehtud, et tegelikult äkki läks ise Tartusse mingi jaanuaris. Aga millal me tassi hakkame värvima? Tassi peame veel värvima, need on mul pagassis. Alati valmis värvima. Jah, alati on, siis lõpetame podcasti ära, ma tassi värvima. Ja meil on ka, ma panengi selle to-do listi, et ma ka tasse teha. Siis me peame selle ära tegema, see listis olemas. Aga et ühesõnaga, ja peale seda vaata, nüüd neil oli ju Inglikividel oli veel pop-up oli siin Tallinnas ja Tartus, et siis hästi palju sai müüdud, aga nüüd nad on ikkagi palju siis taastanud asju, et seal on mingid talismanid ja tulnud hästi palju uusi käevõrusi, nii et selline riistokk on olnud, nii et kes siis tahab. Ja meil Instasse kirjutas ka üks naine, et thanks, et me jagasime, salajutude stories, et nad on Tallinnas, siis keegi oli mingi mega thanks, et jagasite, et läksid siis ka kohe vaatama ja said endal lahedad käevõrusi nagu koha pealt ise valida. Ma arvan jah, et üks koha peal on alati mõistlikum ja suurem valik kui internetis, nii et kui võimalust leiate. Nii Mallu hakkab siis tegema seda menopausi testi. Ulakus Kaunitar saatis meile. Tead, ma enne tegin siin nalja, et ma ei tea, kas mul on A-gripp või jumala paljud ütlesid mulle ka, et mul on perimenopaus. Ma mingi, jätke rahule, ma olen 35-aastane, aga ju siis, ma ei tea, guugelda, kas see on võimalik või? Inimesed niimoodi väidavad. Ikka võib olla seda nagu eelmenopausi. Oota, seal oli mingi paber ka kaasas? Ma ei tea, kus ma panin selle paberi. No ühesõnaga, siin on menopausi test ja siis siin on menopausi tabletid. Ma lugesin seda paberit ära muretse. Et ühesõnaga, ma isegi ei teadnud, et sükest asja saab teha nagu mujal väljaspool günekoloogi või arsti. Aga tegelikult loogiline, igasugust asjade testid on ju olemas. Mäletad, kui ma narkotesti tegin ja sain ka kodus teha. Testin kodus arsti? Kõik asjad testin kodus ära. Et no ma ei saa praegu teha seda pisside peale. Okay. Et ühesõnaga Mallu teeb selle testi ära, mina olen veel liiga noor sellisteks asjadeks. Sa oled must 5 aastat noor. No jah, tegelikult küll. Mallu kogu aeg unustab ära. Tegelikult emaka maailmas see on nagu mingi 1000 aastat. Sest emakas vananeb ülikiiresti, ma lähen aru. Sest on ju, vaata, mul praegu ei ole need ead õigesti meeles, aga on umbes niimoodi, et su see viljakus langeb minu meelest, kui sa said 30 või 35, ma mäletan, üks nendest oli süke, kus see langes nagu täie pasaga. Et tea, kui üldse midagi seal liigub veel. Ja seepärast ma mõtlesin ise ka, kui ma peaks kunagi teise lapse veel tegema, et siis nagu enne 35. Miks sa sükest juttu räägid? Sest mul on ainult 1 laps, sul on 3. Kristina, sul on kõige parem kogus lapsi. Seda küll, jah. Ma ei tea, et äkki, no see mõtlesin, ma hoian seda nagu ust lahti kuni 35-ni, et siis ma olen kinni, kui ma peaks endal leidma abikaasa, kellel ei ole laps, sest et kui sa mõtled nüüd see... Siis ütle talle, et nautigu seda. Nautigu, et tal ei ole lapsi. Sinul ju on. Sellest saabki tema laps. Have fun. Enjoy. No mõni, nagu meeste on see, et tahad ikka oma lapsi. Aga kuni 35. Mõtlesin, ma praegu olen kinda on track, kui vaatan sinu järgi, et sina ju lahutasid ka suht mingi 31. 31, jah. Jah, mina olen praegu 31 ja saab just uuesti 35. Et mul on 4 aastat aega tegelikult uuesti. No jaa, aga last ma ei jõuaks saada 35 aastaselt. Ma saan kohe 36. Miks sa ei jõuaks? Ma saan kohe 36 ju. Ma räägin, aga miks sa oleks jõudnud? Ei, ma oleks, aga ma ei taha. No ma räägingi, aga mina jõuaks ka, kui mina... Ei, sa jõuaks kindlasti. Et selles suhtes on... Sa võiksid kohe täna rasedaks jääda. Ei soovi. No ma ka ei aga soovi. Lihtsalt, et ma isegi fingers crossed, et mul on menopaus tegelikult. Et ei, siis hakkad igistama. Ja. No ma juba igistan, selles ongi probleem. Aga kuule, äkki ma peaks lihtsalt neid menopausi kopsleid võtma.
sest et kui see on mõeldud menopausi leeveldamiseks, miks ma ei võiks, näed, siin on kirjas, haala kontroll oma keha üle ja seda elu igas etapis. Spetsiaalne toidulisand, mis aitab ülemineku ajal ebameeldivusi leevendada. Kuumahood, unehäired, väsimus, ärrituvus, ärevus, liigesevalu, seedhäired, kui okei, mul on full blown menopaus. Võib-olla see tõesti on. Tead, ma võtangi kohe igaks juhuks. Oota, aga see vist on ikkagi see, et ei, aga see on vitamiin ju selles suhtes, ega see mingi HIV-ravim ei ole. Ma lähen siis edasi. Sooduskoodiga salajutud ka, palju saate teiega. No tegelikult cum laudel on. Seal on ka mõeldud menopausile. Ja see on, et kuule, sa peaks seda võtsima õhtuti, sa ütlesid, et sa öösid. Ma sellepärast just võtsin selle välja. Ma ei teadnudki, et cum laudel on ka siuksed mingi nagu unekad või ja nagu ma arvan, et praegu sul just oleks seda vaja, kui sul on need asjad, et ühesõnaga cum laudel on need tooted, pluss cum laude pluss kui ära kuivan oma menopausi käigu. Ja siis saate seda libestit kasutada, ei ole midagi, aga cum laude tooted, vaata sa räägid, et ma hullult armastan neid, seda dušikeeli asju, on ju. Ma olen obsess. Ja, et ütleme on obsest. Tegelikult ma ei ole otseselt obsest, aga mis mulle veel meeldib nüüd, mis ma avastasin selle pakis on need niisked salfakad ka. Ja nüüd näiteks, kui on mingi päevad või midagi, see on ikka hea, kui sa teed mingi tampooni vahetust või midagi, saad selle niiske lapiga tõmmata puhtaks paremini. Ma ei ole näinud neid lappe, mul on päevad. Mul on kõik hädad. Mul on ka praegu päevad kusjuures, nii et... Ütle veel ükskõik milline konditsioon ja ma ütlen sulle, et mul see kindlasti on. Asjakene. Aga meil on sünkis päevad. Millal sul hakkasid? Üleeile. Mul hakkasid üle-eile. Mul hakkas nagu üle-eile nagu see õrnalt. Jah, üleeile. Okei, kuule, ma tõesti nii sünkappis, what the fuck. Aga et see ongi, kui laude tooted on nagu mega head olnud praegu. Sooduskood salajutud. Siis Magda Beauty, Magda Beauty'ga, mis me ikka hakkame... Magdal on praegu aled. Jah. Ma tean, ma käisin lastega üks päev seal Kristiine, siis nad nägid 2 poes mind. Olid väga uhked. Magdas, aga kus ma veel sain olla? Rokas. Krimis. Ei, nagu Magdas oli minu silt ja kuskil oli veel minu pilt. Võib-olla lihtsalt nagu poe peale laiali oli Magda reklaamid ja siis nad nägid. Ma ei tea, 2 kohas. Ajalehes, sorry. Ajalehe seal kaane peal oli. Okei, lehemutt. Aga terve jaanuar kehtivad siis erinevad supersoodukad, brändid on kuni -40%, 1/2 pakkumised, kingikampaaniad ja nii edasi, nii et selles suhtes. Üks asi, mida mina tahan teile soovitada, ma tahan oma sõnad tagasi võtta, et kunagi ma soovitasin vaata seda teodokat, mis meile kumbagile ei sobinud, mis lõhnas mega hästi. Mis selle firma nimi oli? Salt and Stone. Salt and Stone. Lõhnas nii hästi, ma suure suuga kõigile promosin ja siis sain aru, et see ei tööta üldse, sa pani mind rohkem haisema. Ja sama. Ja siis sina ütlesid, et sul oli ka nii ja siis vaata, ma ütlesin stoorides, et kuulge, ma ei väed. Kas sa oled neid katsetanud? Need on amazing ja üks nendest lõhnab täpselt samamoodi. Kas sa tõid selle kodust? Ei, ma võtsin selle siit kõrvist. Mingi mingi siukse asjaga oli nimetus, lõhnab täpselt sama hästi kui see Salt and Stone ja see peaks olema ka minu meelest nagu looduslik või mitte mingi asjadega. Mulle väga need looduslikud ei... Mulle ka mitte, aga see proovin. Töötab sest et see järgmine deodorant, mis sa soovitasid, selle ma tellisin, see toimub hästi. See töötab mega hästi, aga see töötab ka hästi. Aga see Sister Aroma, ma nägin TikTokis üks naine, Stella Triin on ta nimi vist või? Tema, vaata, me oleme need Sister Aroma, need kodulõhnastajaid promondist. Ja ma nägin, tal oli probleem sellega. Ja, et see umbes nii ruttu sai tühjaks ja ma nagu ei saa aru, sest et... Aga ta sai uue, see oligi lihtsalt... Ta sai uue ja nüüd ta kommenteeris, et nüüd see sai mul 16 päeva tühjaks ja ma ei saa aru, minul on see Sister Aroma, näiteks tekiila oma on olnud, ma panin selle detsembri alguses ja mul on võib-olla veerand pealt läinud, et ma lihtsalt tahtsin öelda seda, aga et ma ei tea, see... Äkki see oleneb palju pulki see sinna ma panin kõik terve paki pulgad sisse ja mul on läinud, et ma ei tea, mis seal Stellal on. Võib-olla kuna ta juba ühe paki sai uue neilt. See uus ei toimi ka. Tead, mul on võib-olla see asi ka, et ma ei elu sees, vaata mul IQ on nii väike, mu mälumaht on nii väike. Ma ei paneks elu sees sükest asja tähele. Mul võiks nagu see poole päevaga ka otsa saada ja ma avastaks selle, ma arvan, 2 kuud hiljem, ma peaks ära viskama. Ma lihtsalt mäletan, et seepärast, et mul oli veel selles, ma tahtsin selle tekiila lõhna panna ja mul oli veel seda, see tilki, mul oli see brändi ja see kestis nii kaua ja ma olin, ma tahan juba tekiilat panna. Sa tõstsin selle brändi oma esikusse ja siis tekiila panin vannituppa ja mäletan lihtsalt, et see oli enne mingid
pidustuste algusi täpselt ja ma enne Essat seda dinnerit. Aga muuseas, mida ma panin tähele, ma ostsin Saarast, ostsin siukse suure lõhnaste, reaalselt see on mingi takoine ja see sai mul küll mingi alla 6 ajaga otsa. Aga siis ma mõtlesin ka, kuna ma just Stella mingit asja nägin, siis ma mõtlesin ka, et äkki oligi probleem selles, ma panin kõik need pulgad sisse, aga ma olen alati tegelikult pannud. Et ma ei tea, mina igatahes mulle need Sisters Aroma, need meeldivad ja toimib. Siis Marcella Beauty. Marcella saatis meile nüüd ühed riided ka, aga Polerod, jah, aga mul ei läinud selgad. Mulle ka mitte. Et ma ei tea, kuigi ta küsis mu suurust küll ennem, kui ta nagu saatis, aga ma ei tea. Mulle läksid... Plus ma käin trennis, et what's happening? Ma ütlen, aga see ei ole nagu minu kind of vibe. Mina kannaks seda vabalt isegi, aga nagu mul ei läinud selga see nii, et... Minu ema vibe on see, aga mu ema oleks ostnud selle mulle 9. klassi lõpetamiseks, ma tunnetan seda. Aga ma juba ootan, me hooaeg läbi saaks, ma saaks seda Marcella Purifierit kasutada. Dušiõtsikud. Ja, dušiõtsikud. Mina tahan hakata uuesti kasutama oma juukseõli ja see on kadunud. Reaalselt see oli mul kogu aeg seal meigilaua peal. Kes sul maja on hoidmas käinud? Ema. Kui mu ema sai niigi juba nii palju, peaks mu ema kasutaks juukseli. Lihtsalt ei ole enam. Sest ma vanasti hoidsin seda seal öökapi peal, aga vaat see on kohe akna kõrval, lihtsalt tahkus mul ära seal. Ja ma hoidsin teda soojas, ma saaks nagu juust otsustele panna või õhtul vaata. Ja ma panen ju Kelanile ka seda pähe, just nüüd Kelani ja Siim käisid spaas ja siis Siim tõi Kelani mulle, no ta peale spaad vist ei viitsinud pealt kammida tal, siis tõi mulle lapse kammimata peaga, no ma reaalselt, ma võin rääkida, soovi seda. Tõi Kelani kammimata juustega, no ta oli spaas olnud ja siis seal vaata kloorivesi ja siis Siim teadis, et Kelani tuleb minu juurde tõesti, pesin tal pead ja vannis, aga ta ei olnud tal peab pesnud ja mõtled, kus lapsel on kloorivesi peas, peab pesemad rämedad pusad, nagu reaalselt see oli nii rämedad pusad. Ja ma lõpuks panin seda, ma nagu üritan kammida, mul lihtsalt mingi juuksesprei, mingi Medironist, mingi laste juuksesprei oli, see Knife'i oma. Spreitan seda, no ei aita. Siis võtsingi see Marcella õli, panin nagu seda päris palju pähe. Mitte päris palju, no ma ikka panin seda juustesse täitsa niimoodi, et kõik juuksed olid täis. Siis ma veel natukese kammitud, siis põhimõtteliselt lasin Kelani magama, tegin talle enam mingi punupatsi, siis ta magas ära, siis järgmine päev ärkas ja siis kammisin lahti need juuksed. Nagu see oli nii rets, aga Kelani on nagu minu juukse tekstuuri ja siis Siimu nagu sinna ta oleks nagu heledad sinu juuksed, aga noh, sirgemad ka. Tal on sirged ka need, aga need on ikkagi suht tugevad või niisugused, need tuleb kammida. Ja ütleme niimoodi, et nüüd küll Siim uus naine arvad, nagu ma olen saikar. Sest vaata, kui Siim on oma uue pruudi juures, siis ma nagu kunagi helista või midagi tahab ise Siim võib-olla on kirjutanud, et kuidas ta läheb niimoodi. Ja siis ma vastan, aga reaalselt ma helistasin, ma sõimasin näo nii täis. Ma ei tea, kas ta pani seda kõvemaks, ma olin mingi, ma panin enam Kelani magama ja siis ma nagu lähen suur tuppa nagu mingi, sa tood ma lapse, kelle juuksed niimoodi, et ma võiks lastekaitsesse anda mingi, täna küll jõuad sinna Tartusse minna, on pruudi juurde, aga jõua lapsed juukst ära kammida. Lahku ei läinud või? Mina ei tea, kokku lahku kogu aeg. Et nagu, siis mõtlesin, et aga muidu mul on alati chill on ja ma alati tulen vastu vaata, et Siim on saanud käia nagu väga palju, kuigi meil on täitsa teised kokkulepped, et ma olen väga chill baby mama, aga siis ma olen küll, et kui sa lähed oma pruudi juurde, siis sa tood mulle lapse kammitud, peaks nagu bare minimum, et kammi lapse lõuks ära. Aga jutupoint oli see, et siis see Marcella oli nagu räigelt päästis. Et ma soovitan ka, et kui teil mingi on selline olukord, et lapsed juuksed räme pusas, kuigi nagu ma loodan, et teil teki sellist olukorda, siis see Marcella oli aitas retsilt nagu. Kule, I wish I had your problems. Ma olen saanud oma lapsed niimoodi tagasi, et nad haisevad nagu Balti jaama parm. Ja ma küsin nende käest, millal teie isa teid viimati pesi? Ei tea. Nagu reaalselt niimoodi, et autos pead akna lahti tegema. Mida ta teeb nendele? Kus nad olnud on? Ja ta viib neid niimoodi lasteaeda ja kooli või? Aga tead, mis ma loodan alati, siis ma näen nagu, ma ei taha üldse Siimu shade, ta on väga super isa selle koha pealt, aga ta ärge unustage, et ta on meesterahvas. Ehk siis nagu mingid basic nagu asjad nagu ongi juukse, nagu vahepeal vaatan ka, et saadab video, nad teevad Kelaniga midagi, siis vaatan Kelani nagu juuksed on nagu soraki või nagu, tal on nüüd siit eest 2 salku, mis saab otsi, need suht tihti tahad lahti, siis ta käibki nagu kalkar ringi, siis ma mõtlen, ma mõtlen Siimuga ja ma ei ole väga Kelani nägu postitan, et võib-olla keegi teate minu laps ongi ja nagu tead, et las olla vaata, et ja kui ta lasteaeda viib, ta on nagu mingi, siis ta oli isapäev nagu, et it's not me, et mina alati puhtana ja nagu mina loodan ka sama lihtsalt, et keegi ei ole nagu sest et no ma ei tea, aga ühesõnaga fuck men ja aga selles mõttes, me oleme üliad emad ja meil need eksmehed ikka täitsa ei pese ei kammi
et selles mõttes, et need on nagu, selles mõttes, et kokkuvõttes vähemalt nad on, annan neile selle, et nad on isad, nad on olemas ja could be worse. Ja vähemalt Kardo käis kelgutamas nendega. Siin peaks ka kelgutama. Ei pesnud küll pärast, aga tead, vähemalt lapsed said kelgutada. Täpselt, et meie saame olla need nagu, vaata, me mälestad, et kurat käskis pesta ja kammis, vaatis, kui ma kammisin, kelani on fun'i olnud, kui ma lahti kammisin, siis mul oligi nagu see, et ja siis Siim korra oli mingi meelekarost sellist, et mu õhtut ära rikkuda, siis ma mingi, sa arvad, et mul oli lõbus siin röökiva lapsega juuksed kammida, meil oli laadi taha fun, vaata, helistasin sulle, siis ma ei ole ju see, et ma mingi hullult rikuks seda vibe ära, aga siis Siim on nagu selles mõttes, et siis ma olin nii kettas ka, kui ta tuli, aga vaata, mul on üks asi, mis ma vihkan vaata enda kodu juures, on see, et mu prügimaa on hästi kaugel. Ja siis ta nägi, et mul oli see prügi valmis pandud, ta oli mingi, ma viin siis su prügi ära, et see nii kuri oleks. Ma nagu äkki füürer lihtsalt mingi käin ja mölisen, aga no täna peab hoidma. Aga ma pean ütlema, et vaata see Knife'i sprei meil aitab küll täiega, vaata Lendel küll ei ole üldse siuksed juuksed nagu Kelanil, Lendel on just hästi peenikesed ja tal lähevad ka need ülipusasse, aga kuna tal on jõhuke karv, siis saab selle spreiga ilusti korda ja muuseas väike lifehack teile kõigile. See on mõeldud lastele mingite, ma ei tea, mis X-soengute tegemiseks, aga see on kõige parem asi, millega slickbacki teha. Nagu reaalselt see maekas slickback, sa paned natuke, see hoiab, see on nagu juukselakk ja kuradi kreem koos. Ma ei tea, mis ime asi see. Kelanile vist, sest talv nagu... Kelanil peaksid proovima seda, sest see on... Ma tulen lähen talle lasteaedaga vahepeal järgi, vaata, tal ongi nagu see, et ta maganud ja siis nagu, see, nagu tal tulevad need juuksed eest lahti ja siis tal ongi nagu proovi seda, jah. Okei, sest et ma pean jah, midagi peab ette võtma, sest muidu ta näeb nagu homeless person. Vähemalt ei haise. Vähemalt ei haise. Ja no Medironiga ongi ja ärge unustage Ocean Sheets, laundry. Ja üks asi veel, see kampari kreem. See peaks olema siis see, et õrud lastele rinnale ja jalgadele, et mis ma pean selle kaasa võtma? Seljale, rinnale, jalgadele. Äkki mul on ka seda vaja. Peaks nagu leevendama hingamisteid. No võt. Kurat, tasub ikka siin podcasti salvestamas käia, saab menopausile ja ei, igast head kraami, ma alati ootan, kui hooaeg läbi saab, et mida kõike saab head koju kaasa võtta, ütleme nii, et see on mu lemmik osa siin podcasti juures. Mida pärast koju saab võtta? Jah, pohhus ülejäänud podcasti, kuidagi läbi Ussi Emmi venitame selle hooaja läbi. Ei, me oleme praegu pool tundi hästi mõttetud jäppi lasta. Me ei ole ammu näinud. Ei ole ammu tõesti näinud, nagu ta peate juba harjunud olema, et kui me ei ole pikalt, kui ma ette salvestan, siis me nagu ei tea. Kootsin telefoni, leidsin. Nii, aga loeme siis mõned kirjad ka. Aga siis sa alusta. Kuule, mul on sidebar küsimus, et kas sa tahad siis Vaagengüllist teha vestlusõhtut või? Võime teha. Sest et nad ütlevad, et sinna mahub 230 inimest. Davai. Ehk siis nagu... Päris palju. See on ikka päris palju, peame mõtlema. Võime mõelda küll selle peale, et teha väikse puraka. Ja no väike, vaata. Ja vaata, siis me saaksimegi seda teha, mis me ütlesime, et tahtsime Vaagengülli minna. Ja. Nagu ühendame need koos, et näiteks... Aga võib-olla räägime seda siis näiteks mingi, nii et me oleme pool tundi räägime muud juttu. Ja siis ma loen need kommentaare, kõik mingi närvavad. Ja keegi kirjutas täna hommikul või öösel, et ta on kannatanud piisavalt ja nüüd ütleb meile välja, et see on masturbeerima, mitte masturbeerima. Ma tegelikult tean seda. Ja tegelikult meid ei koti, nii et masturbeerima. Mina ei oska isegi taldreka öelda, nii et mis sa arvad, ma hakkan masturbeerimist ära õppima. Too late. Too late. Aga jaa, mõtleme seda Vaagengülli ja siis eks anname stoorides teada, kui piletid. Tavai, aga loeme siis mõne kirja. Alusta siis. Naisi ei saa usaldada. Hea algus. Mingi mees siis kirjutab. Tere. Teie saates käib üks lõputu meeste kritiseerimine ja mehi reeglina kujutatakse ette tõeliste koletistena. Häid mehi vaid mainitakse ja neid räägitakse väga kuivalt ja igavalt. Okei, rahune maha nagu, et mida me peaksime, kui meile tuleb kirju mingitest tontidest, siis kas me peaksime iga kord ütlema, not all men, nii häid mehi. Ja. Minu kogemus on aga hoopis vastupidine. Naisi ei saa usaldada ja nad ei kavatsegi vastutada oma sõnade ega tegude eest ning nende käitumine on ka täiesti ettearvamatu. No ütleme niimoodi, et... Not all women. Aga nagu ongi see, et vaata, me oleme alati öelnud, aga kirjutage siis, sest et meile kirjutavad naised ju halpadest meestest, kirjutage siis vastu, mida ta nüüd teeb, nii et loeme siis, mis see naine sulle tegi siis. Ega meie ju neid tekste ise siin välja ei mõtle, meie loeme ette, mida teie saadate. Mõni just unustab ära, et me ise ei kirjutanud, see mees oli jobumat. Olin 20 aastat abielus oma laste emaga, kuni ta otsustas selle lõpetada.
Iseenesest ei olnud see väga ootamatu, sest olime mõlemad teatavas keskea kriisis. Tema menopausis ja mina tahtsin elus rohkem vabadust oma huvidega tegeleda. Tagantjärgi on selge, et naine planeeris lahutust vähemalt paar aastat ette. Meelitas ühisvara tema nimele kirjutama ja nii edasi. Igatahes kui lahutust tuli, siis jäin peaaegu kõigest ilma. See polnud mulle küll hirmus oluline, aga näitas, kuidas naised on võimalused vara ja raha nimel kõigeks. Läks mööda 1 aasta ja mul hakkas meeldima töö juures üks minuvanune naine. Suhet algatas pigem tema, kuid ma armusin üle pea kaela. See tähendab, et läksin lolliks. Kaotsin igasuguse ettevaatuse, asusime tema poolikusse majalogusse, ta oli just oma boyfriendist lahku läinud kokku elama ja mina olin tema heaoluks kõigeks valmis. Aitasin majanduslikult, remontisin tema maja, rahuldasin seksuaalselt ja nii edasi. Kus sa tead, et rahuldasin? Jah. Nagu ma arvan, et äkki 11 mõlemad saime ka rahuldasin teda seksuaalselt äkki nagu mõlemad. 11. Suke kuradi Märter välja tult, tema üldse ei nautinud, aga oi, kus see naine nautis. Pool aastat hiljem hakkas naine mängima oma mänge. Kuidas ma pole ikka see, ja tema tahaks hoopis teistsugust meest ja nii edasi. Mõneks ajaks läksime lahku, aga siis ta kaotas oma töö ja meelitas mu enda juurde tagasi. Mina endiselt armunud, läksin nagu viimane idioot, maksin ta võlgu, arveid ning andsin raha. Ta mängis minuga edasi. Ajas segast, aga kui ütlesin, et lähme parem lahku, siis tema ikka ei. Kuni ta leidis endale uue töökoha ja siis päevapealt jättis mu maha. Julmalt ja sirgelt ilma otsese põhjuseta. Pool aastat põdesin seda ja siis kohtasin ühte 55-aastast naist, kes naeris mu loo üle, ütles, et me ühe naise järgi ei maksa midagi otsustada. Tema tõestavat, et kõik saab korda. Tegemist on heas seisus keskklassi naisega. Heas seisus, nagu heas seisukorras keskklassi auto. Heas seisus keskklassi. Vähese läbisõiduga. Appikene. Ühe omaniku poolt. Hästi hoolitsetud. Kõik hooldused on tehtud. Naaksisu ja kõik hooldused on tehtud. Elasimegi keskklassi naisega, mitme kinnisvara ja luksuskorteriga. Elasimegi pool aastat koos. Mina remontisin tema korteri ning otse loomulikult meeldis talle, kui ma asju kinni maksin. Kingitusi tegin ning tema soove täitsin ja nii edasi. Aga ühel hetkel ei allunud ma tema kamandamistele ja siis tegi ta kooselule äkilise lõpu. Jällegi, mingit otsesest põhjust ei olnud, ei tüli, ei halbu kombeid, ei probleeme seksielus, ei midagi. Lihtsalt ei olnud ma piisavalt suss. Siis mul aitas. Ostsin endale maja ja nüüd elan seal üksi. Mitu naist on üritanud mulle käppa peale panna kõiksugude trikkidega, aga ei lähe läbi. Raisk ei tule. Kas sa saad eemale? Ma tean küsinud trikke. Tagantjärgi sain aru, kui küüniliselt ja jõhkralt naised oskavad käituda, kui ajavad raha taga. Vara ja võimu. Üksi on ühel 50+ mehel kõige parem. Ei ole mingit ahnet, manipuleerivat, pidevalt kritiseerivat naist. Aastakümneid oli selline elu normaalsus. Nüüd on aga väga hea olla. Mingit stressi pole. Mees 50. No mis ma oskan öelda, tegelikult eks ole loogiline, et nii palju kui on tonte mehi, muidugi on ka tonte naisi. Aga ma ei tea, kas asi on selles, et ma olen ikkagi natukene seksistlik, aga minule natuke jääb nagu see mulje, et ju siis sa ikka midagi pidid tegema, et ega kui sa oled kellegi 20 aastat abielus, ega vaevalt, et sa olid nüüd nii hea mees ja naine otsustas ühel päeval, oi, ma suserdan kõik enda nimele ja jätan ta maha. Midagi pidi ju valesti olema. Sellepärast, et vaata tavaliselt ongi meestel on see, et see lahutus tuli nagu välk selgeks taevast ja tegelikult see oli nagu... Tegelikult naine oli raudselt viimased 15 rääkinud, et ma tegelikult tahaks, et sa teeks seda teist või kolmandat. Või ta ütles ka, et tal oli ka keskeakriis ja et tahtis rohkem vabadust ja omi aegu ja oma asjadega tegeleda. Et no ma ei tea, kas teil lapsi oli sellega, kellega ta 20 aastat koos ja siis ta oligi kasvatas neid lapsi ja sina... Nagu ma ei tea selles, ma ei tahaks nüüd kohe automaatselt naise poolele võtta, lihtsalt lugedes ta kirja, et nagu sa oled mingi, kuidas sina muud, kui kui remondib ja rahuldab. Rahuldab, remondib ja kõik. Ja siis pärast nagu sa oled vallaline, võtsid nagu nüüd ostsid maja ja siis kõik tahavad mulle käppa peale panna, et see nagu... Jah, ma ütlen ausalt, et tõesti inimene on meile kirjutanud, aga ma tahaks öelda, et ta tundub natuke siuke bitter vanem meesterahvas, et olgem ausad, ega kõik suhted ju ei viigi alati kuskile ja paratamatult, kui sa juba suhtes oled, ega sa ei saa ju alati mõelda, et
tegelikult me äkki lähme lahku, ma ei panusta üldse siia suhtesse, et suhte osa on ju paratamatus on see, et tehakse kingitusi ja ma ei tea, käiakse väljas ja ma ei tea, hoolitsetakse teineteise eest, et mis sa siis tegema peaksid, et kui sa tutvud mingi naisega, kellel on kodus remonti vaja teha, vaevalt, et ta nüüd nuga kõril käskis sul seda teha, on ju. Sa ilmselt tahtsid teda aidata, sest et sulle meeldis see naine. Aga no see on ju, mis sa nüüd enam ulud selle üle, sa ju siis oskad remontida ja väga tore on ju, et mis sa oleks siis pidanud tegema, et lasma oma girlfriendil elada mingi suberikus või? Ja kui sa nagu kinda ise kolisid kas sinna? Ja olid seal kogu aeg ja ilmselt ise ka pakkusid, on ju. No täpselt ja minu arust on ikkagi see ka, et paljud nagu unustavad või nagu natuke on see ka, et kui sa nagu elad kellegi juures näiteks sees ja sa nagu panustad sinna, mis sest, et näiteks ütleme, et kui olid naise juurde, naine on ostnud selle, siis sa pead nagu ikkagi panustama, sest et see on kellegi oma, siis sa ju ikkagi, kui sa mujal elaksid, sa maksaksid üüri ju, et see on ju loogiline. Siis ei ole ju nii suur asi seda enam, et ma saan aru, et ta oskas seda remontiga teha, mitte ei maksnud. Kui ta igal pool muudki remontis kogu. Nojah, et nagu selles suhtes, et mina arvan, et lõppe ja kõik ja kui sa tunneb, et naised on kõik siuksed ussid, väga tore, ela seal oma majas, löö rist ette, kui naise nägu näed. Jah, et nagu siis keegi ei... Ja minu soovitus on vaadata tegelikult ka oma hingepeeglisse, et mis sinus on, et siis neid ussi naisi niimoodi ligi meelitab, sest et me ei saa öelda, et kõik naised istuvad kodus ja otsivad mingi 50+ meesterahvast, et kes ta korteris remonti teeks, et seda saab tegelikult palgata ka. No ma mõtlen ka jah, et võib-olla tuleb vaadata, teraapia on alati hea vaata, et vaadata, et võib-olla rääkida täpselt, mis juhtus ja teraapiat oskab paremini seda lahti seletada sulle ja võib-olla avada sul silmi mingite poolte pealt. Ja saad oma südame taas kord avada. Täpselt. Okei, alakana 8 aastat vanema kuulsusega teitimas, hakkab pihta jälle, issand jumal, ma juba tunnetan kohtuteed ise endale. Hei, olete megalahedid ja kuulan teid alati autoga sõites. Kirjutan enda loo, mille ajuvabaduses sain aru alles peale seda, kui see juhtunud oli. Veits pikkagi üritan nii lühidalt kui võimalik. Hakkasin kunagi Snapchatis umbes 16-aastaselt suhtlema ühe Eestis tol ajal kuulsa inimesega. Kas siin on öeldud ka kes või? Jah. See... Ta ei ole mingi... Ta ei ole nüüd eriti kuulus. Tegelikult ta oli küll, aga no nüüd... No rohkem siuke sotsiaalmeedia kuulus, ütleme nii. Meie vanuse vahel 8 aastat, tema oli 24-aastane. Ega ma ei osanud vanusele suurt tähelepanu pöörata. Noorte seas oli ta ju megalahe inimene. Jutt läks kiirelt üle ülistavatele komplimentidele minu suunas ja jutt kiskus kiiresti selliseks, et huvi oli meil mõlemal millekski enamaks. Nii ma talle teise linna külla sõitsin. Vanematele loomulikult valetasin, et olen sõbranna juures. Minus oli suur elevus, mida kõike me koos selles suures linnas teha saame. Kohale jõudis tuli ta mulle bussile vastu ja seadsime sammud tema kodu poole. Mina ootus ärevil, et mis me teeme, kuhu lähme. Loll noor naiivsus, et tema sel ajal tuntud inimene tahaks minuga üldse ennast kuskil linnas näidata. Niisiis minu üllatuseks vaatsime koos filmi, tellisime süüa ja jõime ka alkoholi. Asjaks seekord ei läinud, mul olid päevad, mille peale ta pakkus, et lahti saaksin ikka imeda. Otsekohene nagu ma olen, vastasin selle peale, et mis mina sellest saama peaks. Tubli tüdruk nooremaga. Jätan pigem vahele. Ei aitäh pakkumast. Ei no õige tüdruk. Tema võmba imemine ei olnud küll midagi, mida ma entukalt teeks. Come on, ma olin 16. Nii me üksteise kaisus lihtsalt magasime. Hommikul kui ärkasin, avastasin, et bussin on aega 40 minutit. Minu sagimise peale ärkas ka tema, aga seekord ei viitsinud ta mind isegi bussile saatma tulla. Mäletan, et mul oli vastik tunne, suur linn ja mina 16-aastaselt sellest töllerdamas. Elas ta veel koos ühe teise artistiga, keda ma seal olles kordagi ei näinud ja kelle nimega kirjas avaldada ei taha. Suhtlesime temaga edasi ja järgmine kord tulid hoopis tema mulle külla, sest et ta oli enda sõbraga, sulgudes tuntud Pervo Vibes mees minu kodukoha laagris. See sama, kellega mul juba on jutt olnud või? No, kurat, kõik need hoiavad kokku, nad on kõik omavahel sõbrad, seda ma ütlen kohe. Minu vanemad olid tol ajal komandeeringus ja suur maja oli minu päralt. Läksime talle kesklinna vastu mu sõbrannaga. Suur lugu lühidalt, ta vingus terve aja iga asja üle. Mu sõbranna oli juba maks kettas, et kaua võib üks mees seda siniseda. Samuti kandis ta kapuutsi, sest oli omast arust suur kuulsus. Nägime kõindides 9-aastaseid lapsi mängimas, kes kohe tema juurde tormasid.
aga need ka tema ainukesteks fännideks jäid. Veetsime õhtu mu sõpradega, kus ta praktiliselt sõnagi ei rääkinud ja ainult vingus erinevate suvaliste asjade üle. Ometi tema kuvand oli kui eriti tore ja suur suhtleja. Loo püändiks on see, et sel õhtul olime ka vahekorras, aga kurat, täpselt minu tsükli pikkuse ajal kohtusime, mis tõttu hakkasid mul ootamatult vahekorra ajal päevad. Numbrit ta sellest küll ei teinud, aga rääkis Pervos sõbrale, et võttis minult süütuse. Sel hetkel sain aru, et tüüp on noksiga valetaja steit ja temaga suhelda rohkem ei tahtnud. Tänaseks olen 10-aastases pikas suhtes ja kihlatud. Normaalse inimesega, kellega oleme põhimõtteliselt sama vanad. Kui teil tekkis küsimus, et miks nii noorelt juba süütuse kaotanud olin, siis olin koos pikalt enne seda oma põhikooliaegse peiksiga, kellele see kaotatud sai. By the way, see Pervos sõber on mul ka Snapis ja saatis ka kahtlase sisuga sõnumeid. Kahjuks mul ühtegi tõestust ei ole, siis mul on ammu uus Messenger ja Snapist on mõlemad ammu eemaldatud. Pigem oligi suhtlus Snapis. Küll on aga mul ta number olemas ja tema nimelised Snapchati leian otsides üles. Ja see näitab, et on mu telefoni kontaktides olemas. Ja veel fun fact, see mees läks praktiliselt kohe kokku enda praeguse naisega, kes oli tol ajal minust vaid aasta vanem, ehk siis ka alakas. Imelik, et meedia tol ajal teemat üles ei võtnud. No jah, vaata, mulle tundub, et veel jupp aega tagasi oli see nagu täiesti tavaline või kuidagi ühiskond võttis nii palju suvamalt seda, kui keegi mingi alakaga koos hakkab olema. Aga no selles suhtes, et see tüüp, kelles see jutt on, minu meelest ta juba näeb välja siuke nagu, mis see film oli kunagi, see komöödia, kus mingi 30+ aastane mees topitakse keskkooli ja siis ta peab mängima, et ta on cool and young and hip, vaata. Minu meelest see, mis ta on, YouTuber või sotsiaalmeedia vend, see näeb täpselt samasugune välja kui hey cool kids, tegelikult oled mingi solid 100, vaata. Jah, see on niuke crazy. Tead, ma arvan, et see on lihtsalt mingi small dick energy, et sa tead, et sa enda vanust ei saaks, siis sa lähed vaatad mingi 16-aastaseid, sest et nemad arvavad, et sa oled lahe, vaata. Eriti kui sa oled tuntud ka veel natukene, siis on ta on nii kõva vend, vaata. See on hea, vaata. Vahepeal, kui mina olen nagu, ma olen 25. Mingi Kristina, let it go, you old piece of shit. Nagu let it go. Tee oma menopausi teist, shut the fuck up. Vahepeal Mallu on ka nagu mingi, ei no meie vanuses, ma olen nagu mingi fucking nii vaitsad, ma 5 aastat vanem, et nagu ma ei ole sinu vanune, keep that oldness away, vaata. Aga ma ei ole ka 25 ja et täpselt nagu, et kui sina ütled mulle meie vanune, siis mina ütlen 25 ja meie vanused, et täpselt sama vibe on see. Ma olen seal in the middle, ma olen veel nagu peaaegu vana, aga samas nagu nii teatakse, et ma ei viitsi peole peaaegu ehk siis ma olen vana või? Jaa. ma olen nagu peaaegu vana, et ma nagu ei viitsi peole minna, aga ma olen noor, sest nagu peaaegu noor, sest et ma lähen ikka vaat, aga ma üldse ei viitsi olla, ma kannatan lõpuni, sest I'm young and hip. Hey cool kids. Kas annad seda hard candy't ka oma kotist? Hard candy. Nagu lutsukad. Barbarissi nagu vana inimesed vaata. Ei no see oleks ekstra kuradi haige, kui ma hakkaks kommi. Ekstasit ja barbarissi. Ise vali. Mis õhtut täna soovid? Aga nagu see, ma mõtlen seda, et aga meil on lihtsalt nii palju noori jälgijaid ka. Minul ei ole. Salajuttudel ma räägin. No minul on kõik 70. Aga lihtsalt kuna sa ei käi seal, kus young and cool and hip kids, siis sa ei tea, minuni jõuab see info lihtsalt, et ma räägin, ükskõik kus ma käin viimasel kogu aeg, ma kuulan salajutte ja ka isegi klubides noored, et on mingid. Noh, minul ei ole öelnud keegi, aga Poolas keegi ei teadnud mind nimelik, sest I'm so famous in Estonia. Saaksid vist igale pool announcida. Ma olingi mingi, hallo, where are my free drinks? I'm very famous in Estonia. Ma ei ole harjunud maksma, siis Märten maksis, sest ta mingi, I want my drinks free. Märten mingi, ja, it was free. Märten muudka maksis. Nii. Hei Mallu ja Kristina. Kõigepealt tahan öelda, et olete üliägedad naised. Palun jätkake samas vaimus. Okay. Okei, rahunab. I am will. You will.
ma ei teagi, kas mu kiri on üldse õige põhjusel kirjutatud, sest et mul ei ole otseselt mingit suurt saladust ega naljakat lugu jagada. Lihtsalt tundsin, et tahaks ühe mõtte südamelt ära rääkida. Ehk on veel inimesi, kes minuga samastuvad ja ma ei tunnegi end nii imelikult. Olen 25-aastane ja mul polegi kunagi olnud suhet. Ausalt öeldes pole ma isegi kunagi kellegagi romantiliselt käest kinni hoidnud. Minust pole keegi huvitatud olnud ja ise ka julge end väga mängu panna, sest siis ma saan tunne, et mul polekski justkui võimalustki. Vahel taban need mõtted, et olen millestki olulisest ilma jäänud, sest südames on ikkagi täielik hopeless romantic. Võib-olla kõlab see veidi dramaatiliselt, aga just nii ma end tunnen ja tahtsin selle lihtsalt hingelt ära saada. Aitäh teile, pange sama lahedalt edasi. See ei ole absoluutselt imelik, et see on nagu midagi, mida sa tahad. Selles suhtes ma arvan, et see on sama asi, mida inimesed võib-olla tahavad olenemata vanusest. Ma mäletan, kui ma olin mingi, enne kui maailma esimese peika leidsin, eks ma mingi, ma ei tea, 14-15. Siis ma ka ikka vaatad neid filme, kus inimesed kõnnivad käest kinni ja siis neil on nii tore suhe ja siis nad naeravad kuskil köögis ja mängivad jahuga. Mina ei tea, whatever shit they do on TV-s, on ju. Siis sa mõtled ka, et tegelikult ju tahaks ka seda. Loogiline, kui sul pole olnud, miks sa ei peaks tahtma kellegagi nagu seda fun time, aga ma arvan, et tihti peale nende suhetega kaasnevad, eriti kui sa veel otsid seda nii-öelda õiget, kaasneb nii palju konnasid, et ja ma ütlen ka seda, et vaata, et kui sa oled nii pikalt üksi olnud, siis see ka transition sinna suhtesse minekusse on ka päris keeruline. Nüüd ma võin rääkida enda kogemusest. Ma olen nüüd kogemuse võrra rikka. Ja vaadake, ta on juba arenenud, sest et muidu ta nutaks praegu. Nägu peeretab peas. Las ma räägin oma kogemuse. Sa oled tõesti muutunud. Ma olen muutunud ei nagu, võib-olla sest, et nüüd on nagu suss on teises jalas. Ja mul oli tõesti nagu, tegelikult mul on väga kahju sellest olukorrast, et ma tõesti tutvusin ühe meesterahvaga, minust vanem seekord, 2 aastat, no sinu vanune põhimõtteliselt. Pensionär ühe. Pensionäriga, aga nali. Ühe tüübiga ja tõesti ta oli kõige aegem see, et ta looki nägi välja nagu see eelmine eks ja kelle pärast ma nutsin siin aasta aega tagasi. Ja sama vibes, kõik asjad. Kõik asjad samad tõesti. No põhimõtteliselt mis mõttes kõik. Nimi ka ju. Nimi ka. Ja nimi on ka sama. Ja siis ma ütlengi alati, et nagu, vana Kris ja uus Kris. Kalle tähendab. Ja mis ta oli, pohhu ei tead, Savi oli, mis oli. Lembit. Ja hästi tore tüüp, good vibes ja mis oli nagu tore, et oli tõesti väga nagu, ma teadaks obsessed minust, aga ma nägin, et ma väga-väga meeldisin talle, et oli väga tore ja kõik nagu käib tööl, asjalik, ei elanud minust üldse kaugel, kõik oli nagu väga convenient ja kõik nagu, et ütleme niimoodi, et kui ma tahaks suhet, lihtsalt suhte pärast, perfect guy for that, et niuke väga hoolitsev. No ma räägin idekas inimene, aga siis ma saingi aru, et kurat, ma ei taha suhet lihtsalt nagu suhte pärast. Et ja ma kuidagi, nagu, ma ei tea, mis seal oli, aga ma üritasin ja ma nagu andsin võimalust ja siis ma sain aru, et ei, et nagu siin. No sa ei saa suruda kedagi endale meeldima selles suhtes, isegi kui ta on nice guy. Jah, et nagu ta alguses meeldis mulle, aga kas ma räägin seda põhjust, on tähtsa debiilne. No räägi, vahet ei ole. Aga ma väike nagu saidnud, arvestage seda, et ma olen väga lahke inimene. Ma olen väga lahke inimene ja kui mulle keegi meeldib, ma olen see inimene, näiteks ütleme nüüd, et kui mulle meeldib mingi tüüp või keegi ja ta ütleb, et ta tahab, näiteks talle meeldib midagi ka. Ta tahab New Yorki minna, Kristin on nagu, milline kokkusattumus? Mul on 2 piletit. Ei, reaalselt ma olen täpselt selline. Või nagu üldse, kui mul on ka, ma sõpradega olen väga lahke, et kuidagi nagu Malju lihtsalt on raske inimene, kellele teha mingid asjust, et ta midagi tahab, ta on juba olemas, on ju. Aga enamus sõpradele ka, et kui keegi midagi mainib, et meeldib, ma juba organiseerin, mulle meeldib, see on äge. Ja see tüüp, ma arvan, et mul tekkis ikk ja mul tekkis ikk sellega, et ta tegi mu veipi kogu aeg. Ja see kõlab nagu nii halvasti. I'm so sorry. Ja õnneks ta vist ei kuula meie podcasti ja me ei ole nagu target. Ja ta on ära siis seda teaseriks pane, siis muidu ta läheb kuulama. Aga nagu oli nagu see, et nagu esimene kord, kui me nagu, ta tuli minukale ja mingi chillisime. Ja siis ta nagu oli mingi veipi, siis ta oli mingi anna mulle, aga ma olen mingi davai, tegi mu veipi. Ja siis ma lõpuks andsigi ühe nagu veibi talle, vaata, et nagu tee siis nagu, et mul nagu nii alati mingi varu, sest et ma olen sõltlane, ma ei saa midagi teha. Ja siis tuli teine kord minu juurde. Ja siis ka nagu hakkas kohe mu veipi tegema ja ma olen mingi davai, aga ma räägin, mu veip on siin ka, ma olen sõltlane, see on mul kogu aeg, see peab olema mu läheduses või mul on anxiety, see on minu asi. Ja
kakub mu veipi kogu aeg, no lihtsalt kakub mu seda veipi ja siis nagu, aga siis ta juba nagu mingi hetk otse tuligi minu juurde, sest ta kogu aeg läks sinna veibi kallale või mind häiris see, et ta võtab mu veipi kogu aeg ja mingi muidu, ma ei tea, et muidu ma olen inimene, ma ei ole kade ja näe võtta, aga siis ma saingi aru, et ta ei meeldi mulle piisavalt, sest et tegelikult kui ta meeldiks mulle, siis mul oleks talle juba plokk veipi ostetud. Sest et minul on, okei, võib-olla selles suhtes jah, et mul on ka mõndad asjadega, ma olen tähele pannud, et mul ei ole kahju jagada per se, aga siis ütle mulle, et sa soovid ja ma võin sulle osta eraldi. Et nagu mulle ei meeldi, kui näiteks me olime lennujaamas ja siis ma tahtsin Mäkki tellida ja siis tuli ütles, et ma võtan ka paar friikat. Ma nagu, no you will not, ma tellin sulle enda fucking eine, ütle mulle, et sa soovid einet, sest ma ei tea mitut friik. Äkki ma tahan kõik need ära. Ma tahan oma options open hoida oma asjade suhtes. Ma olen Märteniga nii ära hirmutanud, et umbes koka pudeli põhjas on nii palju, sest mingi, kas ma võin selle võtta? Ärge näppige mu asju. Sa tahad, ütle mulle, ma varun rohkem või get the fuck away. No täpselt ja mul ongi nüüd see, no ja ma ei taha öelda, et ma jätsin seda veibi pärast nagu maha. Muidu sa oleks pidanud mind ka ammu maha jätma, sest ma kogu aeg tegin. Aga see ei olnud see. Tema nagu kui ikka nagu, näiteks nagu ütle minu, et ma näitan sulle, et mingi sellist olukordi, et me oleme diivanil. Ei, selleks me oleme diivanil ja siis hakkab tulema nagu minu juurde. Nagu see on nagu et sa nagu loodad, et ta tuleb kuumale suudlusele. Ei, ta tegi musika, aga siis samal võtab mu veipi mu käest ära. Okei, see tundub nii weird kuidagi. Ja siis nagu tekkis nagu mingid X, vaata. Ma olin mingi mõni kahjus, ma ütlesin, okei, ma vaatan mööda ja ma arvan, et võib-olla nagu see kirsiks tordil oli see, oh my god, I feel so bad, et ma ütlesin nagu arutan, sest et ta oli nagu, ta oli nice guy, ta oli väga nice guy. Aga kirsiks tordil oli vist see, et ma arvan, et siis mul tekkis see S-saik ja siis mind hakkas nagu rohkem ja nüüd see veip alguses nagu veits häiris, aga mitte nii piisalt, et ma nagu ei tahaks temaga enam mängida, aga oli see, et ta kirjutas, oligi, et ta kirjutas umbes midagi sellist, et ta võiks homme kokku saada värki. Ma olen mingi, davai, et nagu, davai, teeme midagi. Ja siis ta kirjutas et mingi kellaaega arutasime, siis ta oli mingi, et siis võiks ju lenotada koos ja ma olin mingi, et lenotada, et nagu ma ei saanud aru valgus, mis ta ütles, vaata, sest ma ei nagu süvenenud otseselt. Siis ta oli mingi taipo, et lebotada, et no, et ma tulen sinu juurde diivan lebotame, et siis nagu me kogu aeg teeme seda, et nagu, ja siis mul tekkis nagu see, et okei, miks ma ei taha, et sa mu diivan kogu aeg passimas käid või niuke. Või siis oli näiteks see, et ta oli mingi, et lähme jõuluturule. Et nagu, et lähme jalutame ja võtame mingi klõgi värki. Ma olin mingi, davai, et lähme. Siis ta oli mingi, okei, vaatame siis. Okei, ma ei tea, mida sa vaatad. Ja siis oli, kas sulle minigolf meeldib? Ma olen mingi, meeldib, et lähme mängima. Tore. Ei, ta oli mingi, kas sulle minigolf meeldib? Ma olen mingi, et ma olen mänginud, et siis oli mingi, et ma võiks siis minna mingi aeg. Ma olen mingi, lähme. Siis ma mingi, no vaatame siis. Ja siis mul tekkis see veits siuke flashback. I almost took you there. Et nagu Siimuga, et ma nagu sorry, Siimuga oli ka veits see, et me kogu aeg nagu et kui ma nüüd järgmine kord tulen töölt tagasi, et siis lähme reisile. No, ma terve aeg, kui ma kaabelus oleme suhtes, ma ei käid kordagi reisil. Ma just 5 aastat reisin kunagi, nagu 5 aastat reisin minu. Isegi mina olen Siimuga reisinud. Ei no, see oli siis, kui juba lahku läksime. Noh, et selles mõttes, siis see oli ka minu planeeritud, tegelikult mina kelan ja siis võtsin, okei, tule kaasa. Et siis mul on nagu lihtsam kelaniga ka, et kui üksinda olla seal. Aga selles suhtes, et nagu mul tekki, nagu väiks tekid ja siis ma olingi nagu, siis ma pidin kirjutama selle kirja, et kuuled, et sa oled ikka nii tore ja mul oli nagu nii halb tunne, sest ma tean, mis tunne, sest ma nägin, et ma meelsin talle. Aga mis ta vastas? Ta oli mingi, ma olen juba mõnda aega aru saanud, sa tead mu näost vaata. Aga veibile tuli ikkagi või? Ta tuli ja siis oligi nagu, et ta oli aru saanud, minuga on lihtsalt see, et ma ei oska fakeida, kui ma olen annoid. Ja, ei, su nägu on nagu siuke umbes. Terve aeg ja mõtle, et viimased mingi mitu nädalat või nagu 2 nädalat, kui me hängisime. No ma olin lihtsalt terve aeg, ma üritasin, et okei, et ma annan talle võimaluse, et let's do it, vaata, let's do it. Nagu I deserve happiness, ma tean, ja siis kõik ütlesid ka, et nagu, et see suhe toimib alati paremini, kui mees on rohkem minna, ma olen mingi davai. Ma tean, et ta hoiaks nüüd super hästi ja me oleme chill, vaata, ta on stabiilne, ta käib trennis, ta teeb tööd ja siis ta läheb koju, teeb süüa, chill ja mingi Aga see on selles suhtes level up, et ta ei olnud piece of shit, ta oli nice guy. Nüüd sul on informatsioon, et there are nice guys ja nüüd sul on vaja ainult leida see nice guy, kes sulle ka actually meeldib. Jah.
nii et nüüd kirja autorini küll sa ka leiad selles suhtes, et Ja kui sa 25 ei ole nüüd meil veel mingi 65 on ju, et sa peaks ennast maha ja ma kandma. lihtsalt miks ma selle jutuni läksin, et kui sa oled juba nii pikalt üksin olnud, sa arvestad sellega, et kui sa nüüd leiad selle inimese, siis ära hoia kramplikult lihtsalt sellepärast kinni, et nüüd sa said selle mingi kübekese midagi. Proovi lihtsalt. Proovi, jah, sest et ongi nagu see, vaata, kui sa oled pikalt üksi olnud, siis sul on ka tegelikult mingid omad harjumised, omad rutiinid ja sa pead järsku kellegi enda ellu laskma, et kas see on väga suur muutus, see võib olla ka väga keeruline, et see võib olla crazy. Aga anna teada, kui mehe leiad. Jah. Nii, Tinderi vanamees. Tere! Kuulasin just viimast episoodi, kus üks 17-aastane kirjutas, kuidas ta 30-aastasega suhtes on. See tuletas mulle meelde seika enda elust. Olin värskelt 18 saanud ja tõmbasin Tinderi, sest mida muud sa teed värskelt 18-aastasena. Leidsin sealt kena kuti, kes oli 26. Rääkisime juttu, saime kokku, jõime veini, rääkisime elust ja lõpuks ka seksisime. Kutt oli muidu väga tore ja viisakas ja ekstreemselt kuum. Tahtis ka minuga hiljem kokku saada, aga too hetk olin juba tutvunud oma praeguse elukaaslasega, kellega asjad susisesid ja ma ei olnud enam lihtsalt 26-aastasest huvitatud, seega jäid asjad sinna paika. Too aeg mõtlesin, et olen ju täisealine, võin keppida seda, keda tahan. Nüüdseks olen aru saanud, et isegi kui ma olin täisealine ja arvasin, et see on okei, siis tegelikult see vanuse vahe on ikka päris suur. Mida mõtleb üks 26-aastane mees, et barely legal neiogu magada tahab? Nii palju, kui ma tema tegemisi jälginud olen, siis olengi aru saanud, et ega ta päris mentaalselt okei ei olegi. Ega saa lihtsalt oma vanusele lähemal olevaid naisi kätte. Igatahes olen tänulik, et kohtasin oma praegust elukaaslast ja tolle vanamehega jäid asjad nii, nagu nad jäid. Ega see tõsi on jah, et ma ütlen alati on erandeid, aga ma arvan rohkem süke enda vanuse poole vaadata on nagu loomulikum, eriti kui me räägime mingi barely legal tüdrukust. Ja see on ikka, mina ei saa sind arvutada, mina mu 25-aastase poisid. Sul ei ole neid nüüd nii massiliselt. Ei, mul oli nagu, mul on hästi äkki 2 olnud, 3. Ühesõnaga, 2-3, aga see nagu me ütleme, mitte nagu me teeme. Jah, et täpselt nagu, aga 25 on ka nagu chill. Aga sellest noorem on juba nagu, minu jaoks on nagu kriminaal, aga nüüd, kui ma saan kohe 32, siis on 26 kriminaal. Siis on 26 vaata, et selles mõttes, et see peab tõusma, et mitte nii, et ma olengi elu lõpuni mingi 25, mina 50, no kus need 25-aastased poisid on. Et selles suhtes, et aga on selliseid ka, kellele meeldivad. Tead, eks ole igasuguseid. Minu loogika on ikkagi see, naised võivad rohkem endast nooremaid vaadata kui mehed. Kui mehed vaatavad, siis sa oled nagu rõve kriipi perver. Kui naised vaatavad, ju siis sa näed piisavalt hea välja, kui sa saad üldse neid mehi nagu. On tegelikult see loogika, jah. Täpselt. Okei, next. Tere, Kristina Mallu. Sain ühel peole kokku vana sõbraga silmarõõmuga. Kuna olime üksteisele juba ka varasemalt silma jäänud ja kerge flirt ikka olnud, siis seal läks sel korral ka samuti edasi. Kuigi viimasest suhtlusest oli möödas ligi 9 aastat. Jäime peale üritust omavahel siis veel netis suhtlema, üks asi vist teiseni ja jõudsime lõpuks ka voodisse. Tema jutu järgi tal ikka oli korralikult naisi olnud ja rahuldust saanud. Veider asi, mida mainida, aga olime juba seal maal ja ma ei lasknud sellisel kõvatamisel ennast häirida. Aga kuna tüüp on üldiselt väga tore ja meeldiv isiksus. Algul oli kõik super, mees teadis, mis teeb ja hindas ka minu tegusi. Ühel hetkel ohkas veidralt, tõmbas kondoomi maha ja see kogu laadung sealt lendas mulle näkku. Täpsemalt öeldes siis silma. Ma ei saanud oma silma ilmselgelt lahti, ta üritas samal ajal oma ülejäänud vedelikku pihku koguda ja naaris, kuniks sai aru, et ma terve aeg ütlesin, et toogu mulle midagi, millega ennast saaks puhastada. See kogus oli ulme ja mainisin talle väikse naljaga, et kui naist ei saa, võiks laadungit ka ehk omaette ka tühjendada, kepivend. 2 päeva hiljem hommikul ärgates oli silm paistes, kergelt mädane ja ei avanenud. No ausalt, kuidas ma nüüd lähen arsti juurde, oli esimene mõte. Käidud sai häbi silmis ja nädal aega ravimeid. Vanad silmarõõmud võivad silma nägemise lausa võtta. Ma olen teda mõned korrad juhuslikult näinud, aga isegi otsa pole ta mulle vaadanud päikestes ära silmades. Ma ei saa sellest aru, et ma saan aru, et sa kondoomi pead ära võtma, aga miks sa pead seda teise näos tegema? Ei, ta tahtiski meelega talle nagu lastest, et ta võttiski kondoomi ruttu ära ja siis lasi talle. Ma mõtlesin, et nagu peale see, et miks see purskab, sa ütlesid, mis teil seal toimus. Okei, et ta tahtis talle näkku lasta. No ärasmees ikkagi küsiks enne, kas võib näkku lasta. Silma, vaen. Siis sa ärkad mingi mädases.
saad seal minu jaoks silmad tunduvad nagu kui kellelgi on silmad mingi paistes midagi, see tundub mulle the worst ja nüüd keegi laseb sul oma kleepu, et jobi silma. Appikene. Vastik mees. Põle, kui ta põrgus. Põle, kui ta põrgus tõesti. Nii jube. Õudne küll. Okei, ma võtan ühe kirja veel ja siis meil on aeg pillid kotti panna. Jah. Taara usulised. Hei, armsad salajutterid. Jutterid. Salajutterid. Salasitturid. Jätan kiidusõnad ära, olete head. Eesti rahvas seda juba kinnitas, okei. Räägin teile vahva loo, kuidas mina lapsena arvasin miskit ning minu arusaama tõi maa peale tagasi vana hea kättemaksukontor. Te teate ju ikka Taara usulisi, eks? Taara usulised on eestlased, kes järgivad 20. sajandi alguses kujunenud rahvuslikku usuliikumist, mis austab Eesti looduslikku ja kultuurilist pärandit ning peab pühaks jumalat Taara. Mina uskusin siiralt lapsena, et Taara usulised on prükkarid, kes korjavad Taarat, sellega endale raha teenivad ja siis õnnelikult elavad. Elasin siis selle õndsa teadmisega kuni sain 12 ja nägin kättemaksukontoris osa, kus hobuse ranchos tapmispühad toimusid ja nägin ja sain teada, kes need Taara usulised tegelikult on. Tol päeval varises minu maailm kokku. Okay. Väga dramaatiline. Mida sa selle ümber olid ehitanud? Ta oli mingi minust saab Taara usuline. Ikka ja alati teie Riina Sepp. Okei, siin on ka varsti kirjutan teile ka ühe toreda loo, sellest, kuidas põrgust läbi käies tõelise armastuse leidsin. Sorry, Kristina, ära pikka viha pea, küll sulle kõin naerat. Great shit on tai nagu. Kuradi Taara usuline. Kuradi Taara usuline, mine korjama Taarat ja fucking vaid elama kuradi õnneliku armastuse elu. Do I look like I give a shit nagu sina ja sinu kuradi elu armastus. Korjama kuradi pudeleid ja jätame nii rahule. Mingi korjake oma mehega koos see Taarat. Millal sina viimati antidepressante võtsid? 3 kuud tagasi. No ütleme nii, et there are signs. Sa peaksid ikka võtma. Sa tead, et see mõjutab mind ka. Mäletad, ma alles ütlesin sulle, et oh my god, mul on kõik nii hästi, aga ära sina kassi, sest muidu mul tuleb ka, mis mul on? Kass. No aga selles mõttes mul oli see, et kõlab nii nagu it's vain probleem, aga ma hakkasin antidepressante võtma ja nagu mul läks nagu selles mõttes, et ma ei olnud rõõmus, aga ma ei olnud enam kurb, ehk siis ma ei nagu tuim tundet. Ja sa pead uusi võtma. Aga ja siis mis mul hakkas tegema, oli see, et mul hakkas kaal nagu tõusma. Ja see viis mind kassi tagasi, mis tehtud, ma võtsin antidepressante. Ma mõtlesin, et okei, pohhu, et ma siis olen vähemalt nagu skinny ja depressed. Või paks ja depressed. No jah, okei, see on hea valik, aga sa ikkagi... Sest et ma oleks depressed either way. Let me be skinny at least. Tegelikult vaata, sa oled ju 3 kuud nüüd tegelikult trennis käinud. Et ega selles suhtes ükski antidepressant ju ise sul kaalu ei tõsta, ega seal sees ei ole mingi kuradi pills of lord, et mingi sööd ja rasvud on ju. Et ma lamasin ja kassisin. Jah, et tegelikult eks need ole erinevaid ka, et kui kaal tõuseb või osad pididki mingi tuimaks tõmbama niimoodi. Minu omad tegelikult töötavad, kui ma fucking võtaks neid, et mine ka arsti juurde ja küsi mingid muid proovida, sest minu omad hakkasid suht ruttu tööle. Tavai, no ma pean siis nagu mõtlemas, mul läks veel aega vaates, kui mina hakkasin seepärast ma ei taha veits tagasi minna nende peale, kui ma maha tulin, sest kui ma hakkasin neid võtma, siis esimesed 2 nädalat minu antidepressantidega ma olin nii suicidal, keegi ei tea, ma olin nagu mingi disclose, et ma tõmban oksaga ennast, sest et nagu, aga seal oligi see infolehes oli kirjas, et sul ennem läheb hullemaks, siis läheb paremaks, aga see hull oli nii hull, et ma olin nagu autoroolis ja ma olin nagu mingi maybe I just nagu ja siis ma sain aga siis ütle selle arstile, et sa ei taha süksid enam, sest et minu omas näiteks ei olnud, mul oli ainult see, et võid nagu väga morbidly obesiks minna. On? Jah. Aga no ma ei tea selles suhtes, kuigi ma olen juurde võtnud mingi 3 kilo, aga ma arvan see pohhu. No jah, sest sul on chill siis nagu okei. Ma mõtlen midagi, mul praegu ei ole väga hullusti Kerime nüüd korraks tagasi Kristina reaktsioon. Mine korjad Taarat oma sitas mees. Ei, mul on nagu see, et nagu lihtsalt see kirja lõpp käis mulle närvidele vaata. Noh, kui see mingi... Saime aru. Ei, et nagu mingi... Okei, aga miks sa oled nagu mingi... Leidsin tõelise armastuse. Sorry, Kristina, pikka viha pea, siis winky smile. See kõlab nagu ta oleks sinu mehe ära võtnud, vaata, et sorry, Kristina. Aga äkki ta võttiski... Kus sa... No ma ei tea, mida ta siis winkitab siin. Ühesõnaga,
lõpetame selle episoodi sellega, ma ütlen kõigile, et kes tunnevad ennast vaimselt Okei, anna ebastabiilselt, andeks, sorry. hakkame kõik võtame kõik antidepressante, vahet ei ole. Jah. On sul tuju hea või tuju halb, lepime kokku kõik, kes kuulavad, hakkame võtma ja siis raporteerime, et mis kõige vähem paksuks tegi. Davai, musikallid, õhupallid Ja ja anname siis kõik saavad, kes kirjutasid seda auhinnad. jah, kõik said auhinnad. Jah. Oota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jah, kõik saavad auhinnad. Tõe. Ja Taiga. Love you, bye.